Digivideo on siiani üks parimaid formaate, mida kasutada just arvutites video monteerimiseks. Mõni aeg tagasi, kasutati väga populaarselt digivideo kassette just kaamerates salvestusmeediana ning nendesse kassettidele salvestati siis videoresolutsioonis 720x576 25 kaadrit sekundis siis PAL süsteemi järgi. Ning digivideo koos digivideokassettide ja Firevire ühenduskaablite süsteemiga on siiamaale tegelikult hästi toetatud nii vanemates süsteemides kui ka nagu uuemates, näiteks Windows 7 ja Adobe Premiere CS5.5 näiteks süsteemis. Ning digivideo on ka üks eelistatumaid formaate, kui te tahate kasutada videote monteerimist. Lisaks on olemas ka loomulikult veel high definition video, ehk siis võimalik kasutada siis kõrgresolutsioonis olevat digivideo formaati ning seda salvestavad näiteks suuremat sorti digivideokaamerad ning nimelt ei pea just kõrgtasemel digivideot salvestada just sellele kassetile, vaid on võimalik ka salvestada näiteks mingitele erinevatele andmekandjatele. Nüüd HDV ja digivideo eeliseks on selle video monteeritavus arvutis. Kuid probleemiks digivideo puhul on see, et digivideo tekitab väga suure faili ning seda faili on siis, see fail võib ketta lihtsalt väga palju ruumi. Ja sellepärast kasutatakse ka näiteks just mingisugust teist koodekite lahendust videote salvestamiseks. Niisiis hetkel mul on siin kataloogis näiteks üks digivideofail, mis on kohe näha, see on 5 megabaiti suur, kuigi ta on ainult paarkümmend sekundit pikk. Ning selle kõrval on mul üks MTS-fail, mille suuruseks on 37 megabaiti. Iseenesest on tegemist täpselt sama pika videoga, aga ja resolutsiooni poolest on ta ka suurem, 1920 korda 1080. Nii et kuidagi on võimalus täpselt sama pikk video sama hea kvaliteediga salvestada mitmeid kordi väiksemalt. Ning just see ongi see nipp, kus kasutatakse koodekeid, ehk siis video kodeeritakse väiksemaks. Nüüd, kuidas siis arvutis saada mängima neid videofaile, mis kaamera salvestab, Tor videofailid. Üks võimalus on laadida arvutisse erinevaid videokoodekeid. Ning üks eelistatumaid formaate või koodekpakke, mida ma arvan, et lahendab enamus probleeme just videote vaatamiseks. Te võite küll vaadata VLC meedia playeriga, aga lisaks teil on võimalik ka monteerimise lihtsustamiseks, ehk siis kui teil on olemas koodekid Windows operatsioonisüsteemil installeeritud, siis teie videomontaažiprogrammid toimivad nende võõrfailidega, millega tavaliselt nad ära ei tunne palju lihtsamalt nii. Ja codecguide.com aadressilt ma saan alla laadida K-Lite koodekpaki. Pärast allalaadimist ma selle installeerin ära, valige oma operatsioonisüsteemile sobiv versioon jälle ja võite valida näiteks megapaki ja lugedes kindlasti läbi, et te installeeriks erinevaid toolbare ning lisasid, kuid tees Linuxed võib-olla kohtadesse, kus koodekpakk pakub näiteks H264 MP2 tuge. Nii, ja allalaadides on teil võimalik siis erinevaid klippe avada. Topeltklikiga võin näiteks praegu hetkel avada oma video siin, lihtsalt meediamängijas. Ning mis veel võib-olla märkate, et videos olevad protsessid. Vaatame nüüd, kuidas salvestavad mitmed erinevad videokaamerad ühte sama videot ning millised on erinevad formaadid nende videokaamerate vahel. Klassikuga, mitte ainult VLC mängijaga, nagu ennem näha oli. Ning veel üks asi, et igasugused need videod, mis on formaadis, mida on lahti pakkida,
eriti just kõrgresolutsioonis videod, võtavad siis väga palju arvutilt ressurssi ning ma avasin Windows Task Manageri ning on näha, kuidas nii-öelda kahetuumaline protsessor mul siin, protsessori kasutus on põhjas ja praegu on ka jahutus väga-väga nii-öelda väga-väga põhjas, nii et arvuti vajab väga palju jahutust. Nüüd järgmise katsena, mis ma tegin, oli see, et võtsin selle video, HDC TM900-ga filmitud video, mis on kokku pakitud siis AVC HD koodekiga ning kohe üks väiksemaga ning proovisin seda videot nüüd avada. Aga lisaks on mul siin olemas ka veel üks Sony CX115 haaknõela filmimas käies üks video, mille resolutsiooniks on siis nii-öelda pool HD-d, mis siis päris full HD, aga ütleme siis pool kõrgresolutsiooni on siis 1440 korda 1080 ja MTS jälle faili formaat. Ning ma proovisin seda faili importida erinevatesse programmidesse ja vaadata, kuidas programmid suhtuvad sellesse formaati. Ning esimene programm oli mul Windows Movie Maker. Pärast tunni aja pikkust videoklippi, ehk siis tehti mõte oli see, et ma võtan tunni aja pikkuse klipi ning vaatan, kui kaua programm seda lahti harutab, ehk siis kui kaua programm seda siis taustaks renderdab, kui kiiresti ma saan hakata selle klipiga monteerima. Ning selle video puhul oli mul vaja oodata kusagil tund aega ja natuke peale, et siis kuskil suht reaalajas oli vaja mul oodata ennem, kui ma üldse sain mingit montaaži tegema hakata. Nii et Movie Maker on küll hea, et jah, ta võimaldab see Live Movie Maker seda videot siin monteerida, kuid pidin ootama päris kaua ennem, kui ma sain päriselt hakata selle videoga tegelema. Nüüd järgmine programm, millesse ma klipi importisin, oli Adobe Premiere ning Adobe Premiere'iga juhtus selline lugu, et ükskõik ennem koodekite installeerimist ja peale koodekite installeerimist ei mänginud videos heli, nii et originaalfail MTS tuleb mul ilmselt ümber konverteerida, kui ma tahan kasutada Adobe Premiere'i ja lihtsalt lohistades siia klipi siia programmi ja lohistades pärast siia ajaribale programmis nii-öelda see video mängima ei hakanud, vähemalt heli hakkab mängima, video ise hakkas. Nüüd järgmine programm, milles ma üllatasin, oli Pinnacle Videospin iseenesest. See programm toimis selles mõttes hästi, et video ma lohistasin siia albumist lohistasin siia alla ning iseenesest oli võimalus mul kohe hakata videot vaatama ja videot monteerima, et see on mingi küsimus. Ainuke probleem selle Pinnacle Videospin programmi puhul on see, et kui ma tahan siit eksportida seda videot, siis võrreldes nende teiste programmidega, kus on olemas full HD ehk siis kõrgresolutsiooni tugi, siis seda just Pinnacle Videospin 2.0 versioonis, mis mul siin praegu ees on, ei ole, et ma pean leppima siis mingisuguse väiksema formaadiga 720 korda 576. See formaat on maksimaalne, kuigi mul on see näha, et 1440 korda 1080 ja YouTube juba tunneb ka täis kõrgresolutsioonis videofilm ära, ehk siis pole mõtet võib-olla seda programmi kasutada selleks otstarbeks. Ning viimane programm oli, mis ma proovisin, oli Sony Vegas ning Sony Vegas oli selles mõttes hästi hea üllatus, et kõik videod, mis on filmitud Sony videokaameratega, nii-öelda originaalvideofailid, kui te need importite arvutisse lihtsalt lohistamise teel ning pärast seda importite Sony Vegasesse, siis need videod suht üldjuhul nad toimivad hästi. Nii et mingit konverteerimist polnud vaja, koodekeid mul ei olnud ka vaja installeerida. Ja mida Sony Vegas iseenesest soovitas mul installeerida alguses oli QuickTime koodekid ning ka teil soovitan siis installeerida arvutisse QuickTime koodekeid võib-olla, kui see võib-olla päästab teinekord mingite programmidel tundmast neid videoformaate ja võib-olla nad hakkavad kiiremini ka monteerima.
ning minnes siis nüüd tagasi, nii et kõige mõttekam võib-olla niimoodi kiiresti monteerimiseks oli üldse kasutada programmi Sony Vegas, kuna Sony Vegasel on rohkem võimalusi ka montaažiks. Nüüd programm, millega siis, mida Sony Vegas nõuab, on QuickTime ning te võite alla laadida sellise programmi QuickTime versiooni nagu QuickTime Alternative ehk siis QuickTime'i alternatiivsed nii-öelda koodekid. Võite ka QuickTime'i enda alla laadida, aga QuickTime Alternative töötab ka päris hästi. Niisiis kindlasti vaadake, et arvutis töötavad koodekid ja võib-olla vaadake ka seda, kuivõrd aktiivselt on kasutuses teie CPU ehk siis protsessor, siis te saate täpselt aru, kui teie arvuti väga aeglaseks jääb video monteerimisele, et võib-olla tuleb mingi programme kinni panna või siis tuleb mingi protsess lõpuni ära oodata ja siis jätkata monteerimist näiteks.